Nii nad metsitada, näe. Selle koha peal, näe. Veri on siin maas. Ära kullu. Näe, siin teda pekstigi. Selle koha peal. Ma nägin küll ainult tulesid, et ma ise elan siin lähedal. Kas oli mingeid karjeid ka kuulda või midagi? Mitte kui midagi. Siin Jõgeva raudteejaama lähistel peksid teisipäeva õhtul 2 alaealist neidu ja 1 noormees surnuks 49-aastase mehe. Praegu põlevad siin 4 küünalt, samuti on toodud siia valge tulbikimp. Surnuks pekstud 49-aastane mees oli invaliid ja liikus põhiliselt ratastoolis. Noored tarvitasid temaga koos alkoholi, sellelt pinnalt tekkis ilmselt tüli, mis kasvas üle peksmiseks. Kohe selle loo avalikuks tulekul oli selge, et suuremat rolli mehe otseses surnuks peksmises etendasid just tütarlapsed. Alaealistele oli Jõgeval teada need kohad, kuhu kogunevad alkoholi tarvitavad inimesed. Sinna nad ka läksidki 22. aprillil möödunud aastal ja selle ühise alkoholi tarvitamise käigus tekkis tüli, tekkisid arusaamatused, mis siis kulmineerusid siis invaliidist kannatanu peksmisega, mis siis lõppes surmaga. Ja kogu see sündmuste ahel mahtus täpselt 18 minuti sisse. Väidetavalt oli kannatanu poolt tehtud tütarlaste suunas seksuaalse alatooniga vihjeid. Marko ise elas Jõgeva hoolekandekeskuses ja oli tuttavate sõnul rahuliku loomuga mees. Mis te arvate, kas ta võis minna ise enda noortega tüli norima või? Mitte, kindlasti mitte. Ta oli siuke suht, purjus peaga ta võib-olla võis öelda natuke halvasti kellelegi, aga iseenesest ta oli siuke rahulik. Ta andsid talle peksa muidugi. Kui ta ütleb näita tissi, Nii ei tohi öelda, nii purjus peaga oli ka. Arvad, et ta ütles nii või? Mina ütlesin nende jutt, võib-olla valetavad ka. Noored rääkisid nii või? Jaa, valetavad nagu nii. Ta oli poolenisti saint ka niimoodi, et tal üks pool oli vist insuldi tagajärjel või niimoodi oli ära ja kepiga käis ringi, et ta vaevalt kõndis ise. Kuna meil tegemist on alaealistega, siis kindlasti tegemist on pretsedenditu juhtumisega, kuigi viimastel aastatel sellised juhtumid kahjuks Eesti ühiskonnas on päris mitmed olnud. Ja see näitab, et midagi on meie alaealistega teostatavas sellises töös, noorte töös on ikkagi veel vajaka jäänud. Miks siis tekivad sellised situatsioonid, mis siis lõpevad vägivaldsete juhtumitega ja antud juhul siis mõrvaga, sest tegemist oli tõesti väga julma peksmisega, sest ka kohus märkis kohtu resolutiivosa kuulutades, et kannatanu nägu oli pekstud nii, et isegi ta ei olnud ära tuntav. Täna tegi Jõgeva maakohus selles kriminaalasjas otsuse, mõistes vanemale 16-aastasele tüdrukule 9 aasta ja 8 kuu pikkuse vangistuse. Nooremale 15-aastasele aga 9 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse. 16-aastasele noormele aga 8,5 aastase vangistuse. Seega praktiliselt maksimumkaristused sellises vanuses noortele. Kui oli süüdistataval oli viimane sõna, siis nad palusid andeks kannatanu õelt sellest, mida nad toime panid. Ja siis tundus, et midagi nad hakkavad juba aru saama, aga ma ei ole päris kindel, kas kogu see arusaamine, sealhulgas ka reaalse karistuse pikkus, kas see on neile veel päriselt kätte jõudnud.